sõlmime ringi, kaare ja teise ringi, et teha pikooühendus. Me vajame niiti ja süstikut, heegelnõela pikooühenduse tegemiseks ja kääre niidiotste lõikamiseks. Kui mustris on ainult ringid ja kaared, siis piisab ühest süstikust ja teine niit võib joosta keralt. Kõigepealt kontrolli, et sinu süstik on õigesti keritud. Süstikul niit peab jooksma süstiku tagant. Ringi tegemiseks võta niit ümber vasaku käe sõrmede. Süstikpitsi paaris sõlm koosneb 2 töövõttest. Kõigepealt tõsta niit veidi sõrmedega üles, mine ringi niidi alt, pealt. Nüüd lõdvenda veidi vasaku käe sõrmi, et see sõlm hüppaks ringi niidile ja tõmba paika. Edasi mine ringi niidi pealt, alt ja jällegi liiguta sõlm ringi niidile ja tõmba kokku. Ja nii oleme teinud esimese süstikpitsi sõlme. Teeme ringi rütmiga 5 sõlme, pikoo, 5 sõlme, pikoo, 5 sõlme, pikoo, 5 sõlme. Nii et kokku meil tuleb ringile 20 sõlme ja 3 pikood. 1 on tehtud. 2, 3. Vahepeal kontrolli, et su sõlmed on õigesti tehtud. Ringi niit peab sõlmede sees libisema. 4 ja 5. Kui 5 sõlme on tehtud, teeme pikoo. Teeme paaris sõlme esimese võtta nii nagu ikka, aga ei tõmba päris kokku, vaid jätame siia sellise väikse aasa. Ja nüüd teeme paaris sõlme teise võtta, tõmbame kokku. Meile tekkis pikoo ja nüüd tuleb teha järgmised 5 sõlme järgmise pikooni, aga esimene on meil siin juba tehtud. Nüüd on 2, 3, 4, 5. Teine pikoo. Jätame väikse asakese, teeme pealt võtta. Ja esimene sõlm järgmisest 5 on tehtud. Kui siin sõrmede ümber läheb vahepeal kitsaks, siis tõmbame lihtsalt niiti pikemaks. Nüüd tuleb 3. pikoo. Ja viimased 5 sõlme, esimene on tehtud. 3, 4 ja 5. Nüüd meil on 3 pikood ja nende vahel 5 sõlmedest koosnevad plokid. Tõmbame ringi kokku. Pane pöial siia sõlmede peale ja hoia neid natukene paigal ja tõmba süstiku niiti. Ring jookseb kokku. Süstikpitsi niit on väga tugeva keeruga, ta tahab hirmsasti siin krussi minna, seepärast katsu teda sõrmedega koos hoida, et seda vältida. Ja tõmbame ta päris lõpuni kokku. Nii. Ja meie esimene ring on tehtud. Nüüd teeme siia otsa kohe kaare. Selleks pöörame tööringi. Nii. Kaare niit jookseb meil keralt. Paneme selle üle vasaku käe sõrmede ja lihtsalt kinnita paar korda nahkides ümber vasaku käe väikese sõrme. Me töötame ikka
paremas käes oleva süstikuga, aga meie sõlmed hakkavad moodustuma, nii nagu ringigi puhul, siit kaareniidist ja teeme 7 sõlme. 1, 5 ja 7. Natukene pingutame. Keerame töö jälle õiget pidi. Nüüd teeme teise ringi sama rütmiga, mis esimene, 5 sõlme pikoo, 5 sõlme pikoo ja esimesse pikoosse teeme ühenduse. Keerame jälle niidi ümber vasaku käe sõrmede ja teeme 5 sõlme. Tõmbame nad siia kaarele hästi lähedale. 2 ja 5. Nüüd võtame heegelnõela, torkame selle läbi esimese ringi pikoo, haarame heegelnõelaga ringi niidi ja toome siit läbi, tõmbame sellise pika aasa. Ja sellest aasast toome läbi süstiku. Tõmbame niidi kokku. On tekkinud ühendus ja samal ajal on see ka järgmise sõlme nagu esimene töövõte. Ehk nüüd me teeme pealt võtta. Nüüd meil tuleb teha järgmised 5 sõlme, millest esimene on tehtud. Neli, 5. Nüüd teeme pikoo. Ja 5 sõlme. Uuesti pikoo. Kolm, 4 ja 5. Ja nüüd tõmbame ringi kokku. Ja olemegi teinud 2 ringi, kaare ja pikoo ühenduse.